Et kui sa tahad midagi väga suurt teha ja väga-väga head, siis sul on vaja inimesi kaasata, sest et see ei ole võimalik, et sa suudad üksinda midagi suurt ja väga head teha. Isegi siis, kui sa arvad, et sa suudad ja sa pead olema väga-väga keskmes. Niimoodi veel tagasivaates on sul ka mingid siuksed, ma ei tea, ettevõtte ehitamise mingid põhimõtteid tekkinud, mida võib-olla sellistele väiksematele ettevõtjatele oleks hea nagu kõrva taha panna, et millest võiks nagu kasu olla, et kuidas siis skaleerida ja suureks ehitada ettevõtet? Mõned asjad nendest on hästi sellised lihtsakoelised ja stardiks nii-öelda piisavad ja nüansid ja spetsiifilisus hakkab tekkima aja jooksul, et noh, näiteks, et üks asi, mida paratamatult, kui natuke sisse vaadata, ükskõik millisesse pingutusse, mida inimesed on teinud ja jääb mulje, et selle taga on noh, nii-öelda keegi üks. No ma ei tea, mis võib näide on. No praegu kas või nii, et meil on raketid, mis tõusevad üles ja maanduvad, näiteks nagu Elon Musk on selle noh, nii-öelda näona ja nimena seal taga. See hulk inimesi, kes on sinna kaasatud ja kes teevad fantastilist tööd tõenäoliselt ja metsikud suurt tööd ja keda me mitte kunagi ei tea ja ei näe. Et see on võib-olla üks asi, mida inimesed oma idee peale mõeldes alguses kohe ei ava seda kanalit, et kui sa tahad midagi väga suurt teha ja väga-väga head, siis sul on vaja inimesi kaasata, sest et see ei ole võimalik, et sa suudad üksinda midagi suurt ja väga head teha. Isegi siis, kui sa arvad, et sa suudad ja sa pead olema väga-väga keskmes, siis sul tõenäoliselt hakkab olema vaja inimesi, kes sind aitavad mingite asjadega, mis ei ole nii keskmes, eks ju, et kas või ainult sellepärast sul on vaja nii-öelda taustatiimi siis sellisel juhul, kui keegi tahab olla selle kuidagi oma egoga seal mängus ja kuidagi hästi sellest sügavalt sees. siin on ka see, et võib-olla usaldada siis ikkagi teisi nagu rohkem, et sageli on see, et inimesed suudavad teha palju rohkem, kui sa võib-olla usud, et nad suudavad ja kui sa annad No neile mitte kõik. võimaluse. Ma vaatan, ma tegin neid värbamise vigu ikka 6, 7, 8 aastat, vahet polnud, kui palju me koos olime juba teinud Pipedrive'is tööd, lihtsalt teatud sotsiaalse surve ajal valesti. Mitte alati nii-öelda 100%, nii et ma ise ei taha üldse kedagi värvata ja sotsiaalne surve nii-öelda ütleb, et vot nüüd, aga lihtsalt lased ennast mõjutada mingisugusel välisel ja su sisemine pool, mis kuskil sees ütleb, et ai, see inimene ei ole tegelikult päris see. Ja sa lükkad selle niimoodi pisut kõrvale. Lihtsalt oli aja küsimus, millal see reaalsus muutus selliseks, et vaba turg ja päris elu üsna hästi korrigeerivad igasuguse kunstliku ja ebaloomuliku suhte ja olukorra ära. Ja see on jah, et just värvata neid inimesi, keda sa sisimas tunned, et on nii-öelda õiged. Ja kui sul on kahtlused, siis sa tegelikult söandad ka mitte neid asju teha, et see on ka, noh, kui sa juba me rääkisime sellest. Ja julgeda siis ka otsustada, eks ju, et kui see suhe ei toiminud, et teha siis ka see otsus see suhe lõpetada, et mitte siis agooniat edasi lükata. Ja, et kui sa juba ehitasid ettevõtet, siis minu arvates on nagu kuidagi palju mõistlikum taotleda väga hea toote ehitamist. Ja mida ma mõtlen selle on see, et meil on võimalik kõigil võtta standardiks nii-öelda oma turu, kui seal on juba olemas, eks ju, osad turud on tühjemad, osad on rohkem täis, oma turu nii-öelda parimaid, võime nagu võtta standardiks lihtsalt, et me oleme ka nüüd siin turul, eks ju. Et kui sa tahad olla selle 2 kõige parema või okei, 3 kõige parema hulgas, siis see tõenäoliselt avab sinus midagi, mida on vaja sul endal ja mida on tõenäoliselt vaja ka kogu sellel ühiskonnal ümberringi. Pluss see, et kui sa suudad ka siis nagu realiseerida seda, siis see ebavõrdne tasu, tahaks öelda selle eest, on lihtsalt metsik. Et kui sa võtad nii-öelda ükskõik mis turgusid, ma arvan, kui sa võtad nagu esimesed 2-3 tegijat, kes teevad väga hästi, kes on täielikud lipulaevad, siis tõenäoliselt see, et kuskil siin taga on tegelikult hullumeelselt suur hulk inimesi ja ettevõtted, kes ka teevad sellel turul mingisuguseid asju, siis noh, nende teenistused, kasumid, nad ei ole võrreldavad nendega, mis seal ees on. Ja väga tihti just sellepärast, et standard on lihtsalt nii teise koha peal ja tänu sellele ka tulemus. Ehk siis ikkagi ambitsioon olla ikkagi parimate seas. Ja see on, sest see kõlab natukene Eesti inimestele alati selline kuidagi, ma ei tea, ameerikalik või mis iganes, et kui keegi kasutab sõna, et ma tahan olla parim ja nii edasi, et ükskõik, kuidas keegi seda tajub, aga ma vaatan lihtsalt seda kuidagi nagu pragmaatilisemalt, et see on tasuvam ja ta nagu kuidagi sunnib rohkem vaatama asjade sisse ja süvenema ja ma ei tea, minu arust on nagu emotsionaalselt lihtsam olla ja ilusam kogeda seda, kui sa taotled ja ka teed nagu turu 2 või 3 parimat varianti, mida üldse tehakse, et see on hea koht, kus ma arvan elus olla, mitte see, et sa
teed küll ettevõtet, käive on olemas ja samal ajal pead klientide käest kuulma, et noh, me oleme klientide poolt ikkagi suhteliselt mitte hinnatud. Need hinnangud, mis näitavad midagi, ütlevad, et me ei ole mitte 5 tärni ega 4 tärni, vaid pigem 2 ja 3 ja 1 on ju. Ma ei tea, kas see on nagu see, mille nimel noh, nii-öelda inimesed on valmis pingutama ja tunnevad ennast hästi, ilmselt oled ju kursis, eks, et enamus ju ettevõtted ongi mikroettevõtted, eks ju, kus sul on seal nii-öelda mõni üksik tiimiliige ja sageli siis oleksegi selles nii-öelda ettekujutus, ma olen nüüd ettevõtja, aga samal ajal sa lihtsalt oled loonud endale töökoha ja sa tegelikult jääd nagu sellesse nagu lõksu kinni ja sageli seal puudub see ambitsioon, et üldse niisugust ärisüsteemi nagu luua, vaid sa lihtsalt nii-öelda pakud seda teenust ja mulle tundub, et väga paljud mikro- ja väikeettevõtjad on nagu selles lõksus kinni, et sul on endale mingi soovitus? Natuke samast kohast, et kas sa tegelikult, vaata osad inimestel võib olla see, et nad on omast arust lõksus, aga tegelikult nad pigem on selles lõksus, kui nad on mingisuguses teises pingutuses. Selle kohta on isegi keegi öelnud väga ilusti, et me oleme valmis ära harjuma natukene kehvema eluga ikkagi palju rohkem, kui teha mingit pingutust, et teha endale natuke parem elu. Ja see on inimlik, et seetõttu ma ütleks ka jälle, tuleks vaadata, et kas sa valmis oled teatud pingutuseks valmis, mis viivad sind tõenäoliselt sellisest praegusest ebamugavusest ja lõksust teatud ajaks vähemalt sellisesse nagu veel nõmedamasse olukorda. Sest et ehitamine toob uusi pingeid ja lõhub seni toiminud struktuuri või mis iganes sinna loodud on, eks ju. Ja ma olen nõus suga, et kui sul on mikroettevõte, siis sa tegelikult oled teatud mõttes teinud endale raskema olukorra, kui see, kui sa oleksid kuskil tööl, kus sa saaksid teha ukse lahti ja panna ukse kinni ja nüüd sul on nii, et sa ei saa, sul on nagu kõik asjad jooksevad sinu lauale ja kõik rollid, mida moel või teisel ettevõttes on vaja, sa pead ära kandma. Ja see on teatud mõttes selline päris julm, kui sa öelda nagu survepaak, milles olla. On lihtsalt vaja võib-olla endale selgeks teha, et mida mul on tegelikult vaja luua, et ma saaksin olla selles rollis, et ma ei pea kõike rolle täitma. Ja see ei ole, ükski ettevõte ei ole nii lühike, et ma lihtsalt võtan endale ühe inimese tööle ja siis on kõik korras, et see nii kerge ei ole. Et seal on vaja aru saada, et kui mul on taoline ettevõte sellisel turul, nagu ma olen ja teen selliseid asju, mida me teeme, kindlasti on olemas mingisugused sellised variandid, mida sa kõrval näed, kus keegi on ehitanud keskmisele kujul, et neil on 5-10, 10-15, 15-20 inimest ja siis on teatud struktuurid ja rollid on paigas, kus siis see inimene, kes on omanik, on saanud hakata võtma endale vähem rolle, tuntavalt. Ja ma arvan, et see võib olla see osade mikroettevõtete vedajate jaoks okei tee, mida nad on valmis nii-öelda kandma, aga see ei ole nagu lepne ree, eks ju, et kõik läheb libedalt, sa teed valesid otsused, sa teed valed struktuurid, sa pettud inimestes, osad inimesed on lihtsalt nõmedad ka vaatama sellele, et seal tundus, et kõik oli hästi ja nad teevad sigadusi ka võib-olla ja nii edasi, et kõik variandid on avatud. Inimene liik on kahjuks nagu nii ilus kui ka kole. Aga see on see üks teine tee, eks ju, et kui palju see ettevõte peab olema suur, millised need struktuuri osad peaksid olema, ma arvan, seda näeb paremini siis, kui sa vaatad, et millised sellel turul, kus ma olen, millised variandid eksisteerivad, kus keegi omanikuna on saanud olla natuke väiksemates rollides.